Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin lõvile tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Alustuseks väga võimekad energiad ja vaatame, mis siit tuleb veel juurde. Hopsti, ja tundub, et on siin tehtud. Ei hakka seda pakki siit isegi võtma, sorry. Tegin väiksed krõksud ka. Ja on siin tõesti päris hea lugemine lõvidel, tundub, et tulemas. Sellepärast, et esimese kaardina on lõvidele väljas siin müntide kuningas. Ja see on hästi hea stabiilsuse ja turvatunde kaart. Kindlasti muidugi räägib ta ka siuksest usaldusväärsest isikust. Võib-olla on siin tegemist ka mingi hea õnne või mingi loovuse või rahaga, eks ju. Et see mündid on väga hea siin märk, eks ju. Võib-olla räägib see ka natukene vanadest tavadest. Keegi võib siin olla natukene vanade tavadega. Tegemist on pigem siis meesenergia kaardiga, eks ju. Aga samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, et eriti siin mingid siuksed karjääriolukorrad või töövariandid, eks ju. Et siis võib see ka kellelegi naisterahvale näidata mingit head tööenergiat just kui see kaart. Aga võimalusi selle kaardiga on ja on ka see mõlema sugupoole jaoks siis tegelikult natukene siuke ka austaja partneri nagu võimaluse kaart. Küll aga teise kaardina on siin lõvide jaoks väljas õnneratas. Ja õnneratas on nüüd siuke kaart, mis lõvidele kindlasti ütleb, et peab tegutsema ja peab tegutsema edasi. Sest kui ei tegutse, siis võivad siin mingid asjad nagu ära lõppeda ja võib teid hakata saatma mingi ebaõnn. Et õnneratas pigem alati ütleb seda, et tuleb tegutseda edasi ja kui ise tegutsete, siis tuleb ka teie teekonnale uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Ja samas tegelikult see nagu münt siin õnnerattal, eks ju, näitab ikkagi ka siukest mingit head õnne. Et kui ise tegutsete, siis peaks teid saatma ka nagu hea õnn. Eks siin igal juhul tundub, et lõvidele see kaart üritabki nagu öelda siis, et tegutsege enda eesmärkide nimel edasi ja siis saadab teid ka õnn ja edukus. Ja muidugi selle peale kohe kolmanda kaardina välja siin esimesse ritta anda maag. Ja maag räägibki justkui siis manifesteerimisest, uskumisest iseendasse, tegutsemisest, suhtlemisest. Ja kui te neid kõiki asju teete põhimõtteliselt, siis on teie jaoks siin väga palju ja võib-olla rohkemgi, kui te oodata oskate, võimalik. Aga maagikaart siis ütleb teile ära nagu selle, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksitegi olla edukad. Et te peate lihtsalt ise piisavalt uskuma, piisavalt tegutsema, piisavalt suhtlema ja piisavalt manifesteerima. Et ütletegi välja 3 korda, mis te saavutate, ütlete 3 korda välja, mille te vabastate. Ma ei tea, hommikul, lõunal, õhtul, eks ju, eriti hea on täiskuu ajal seda teha. Aga jah, sellises enda usus liikudes kindlasti on siin teie jaoks nagu hästi palju võimalik siis ja tasub unistada suurelt, ütleksin selle kaardiga ja eriti veel peale seda, et kohe siin peale maagikaarti kukkus laua peale siis ka välja päiksekaart. Ja no päiksekaart lõvidele meeldib, päiksekaart on siuke lõvi energiakaart, mis siis räägib rõõmust ja õnnest ja positiivsest energiast, võidukustest, saavutustest. Väga hea siis ükskõik millistes erinevates suhetes, on need sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed. Igasugustes sidemes kindlasti võib tähendada ka arenguid, tööolukordades, mingid palgatõuse, suhteolukordades, ma ei tea, kokkukolimist, abielu, rasedust, eks ju. Ja ka sõprusolukordades, eks ju.
eks ju. ei, hea küll, aga selles suhtes, et see päiksekaart on ülimalt positiivne nagu kaart, et ma alati ütlen lugemistes ka, et kui päiksekaart välja tuleb, siis ei saa midagi nagu väga halvasti minna, sest päiksekaart lihtsalt on nii positiivsust täis, et ma ei teagi siin, ma ütlen, et tõesti tasub lõvidel unistada suurelt, sest te võite siin saavutada midagi, mida te ei oska oodata, justkui mulle tundub. Ja ja seda energiat tuleb veel lõvidele juurde, sellepärast, et tuleb siit järgmise kaardina välja ka veel karikate 9. Ja karikate 9 on siis selline hästi nagu tegelikult kokkuvõttes öeldakse seda kohta, et on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart, et karikad räägivad alati kõige rohkem emotsioonidest, eks ju, et just see emotsionaalne rahulolu ja see on mõnel puhul siis tõesti võib öelda siuke nagu soovi täitumise kaart või eluunistuse täitumise kaart, siuke kuidagi justkui selline hästi üleolev nagu energia on, et keegi saab ennast mingis olukorras tunda ennast nii rõõmsana, nagu ta tunneks, et mingi suur soov või eluunistus on siis nagu täitunud. Et ma ei tea, lõvid, et väga huvitav, mis see teie jaoks siin nagu saab olla, aga igal juhul on siin palju nagu positiivset energiat ja võimalusi. Nüüd muidugi eelviimase kaardina tahab siin lõvidele tulla välja nüüd mõõkade rüütel. Ja mõõkade rüütel siis ta on hästi siuke nagu kiire rüütel, et on rüütlitest kõige kiirem. Mis siis, kui on nüüd teie enda energia, tähendab seda, et te peaksite siin mingis olukorras kiiremini võib-olla tegutsema. Mõõgad on ka muidugi siuksed nagu suhtluse kaardid, et väga võimalik, et teil on vaja siin nagu kiiremini või siis suhelda, põhimõtteliselt alustada võib-olla mingit suhtlust või kiiremini suhelda. Kellelgi on vaja siin suhelda mõõkade energiaga. Samas nagu see ei pruugi alati olla nagu ka teie energia, kindlasti rüütlid võivad olla siuksed tugevad austaja energiakaardid. Ja kui mõõkade rüütel on hästi kiire rüütel, siis see võib tähendada seda, et väga järsku võib siis uus austaja teie ellu nagu tekkida. Et siuke võimalus on ka nagu selle mõõkade rüütliga olemas. Ta on siuke aususe ja õigluse kaart, et selles mõttes mitte üldse halb, aga mõõgad ikkagi on natukene ka siuksed nagu katsumuste kaardid, eks ju, et see võib tähendada mingis mõttes siukest nagu proovile panevat austajat, mitte just kõige paremat energiat ja siukest nagu väljakutseid, aga samas jälle ka enda olukordades, et väga võimalik on, et see hoopis tähendab teile, et te peate ise kiiremini tegutsema ja võib-olla just peategi mingitele väljakutsetele nagu vastu minema, eks ju. Aga viimase kaardina, aga viimase kaardina on lõvidel siin väljas keisrinna kaart. Ja keisrinna tähendab siis lõvile rasedust. See on siuke külluse, viljakuse, rikkuse, ma ei tea, jõukuse, küllus ühesõnaga energia, et küllus ongi see kõik asi kokku nagu ja tegemist võib olla tõesti siukse nagu raseduse energiaga, et kes soovib pere alustada või pere laiendada, siis kindlasti see kaart võib tähendada, et on praegu soodne aeg selle jaoks. Muidugi naisterahvastele on see eriti hea kaart, sest ta räägib ikkagi nagu naisenergiast, ema energiast. Võib muidugi tähendada seda, et ka ema võib siin kellegi olukorras mingit tähtsat rolli mängida, et lõvide elus emad võivad mängida mingit tähtsat rolli siin lähitulevikus, aga kindlasti siis mingil positiivsel viisil, et kellegi võibki siin olla sünnipäev, eks ju, mis iganes. Et väga positiivne energia ja tegelikult räägib ta ka siuksest luksuslikust elust või küllusest, täielikust küllusest. Et keegi saab siin nagu väga rahul olla siis millegi üle, ma ei tea, mis kellegi jaoks siis täpselt on, aga naiste puhul on siis võimalik, et naised ise saavutavad siukse hästi võimeka või see on nagu natukene siuke kuulsuse või tuntuse energia ka, et mingid võimalused siin on siis ka, ma ei tea, kas tööalaselt või karjääris ka areneda, et eks see ongi kõige tähtsam see, et mida te siin esimeses reas selle maagiga manifesteerisite, eks ju, et see, mida manifesteerisite, need võimalused siin tekivad, et siin on olemas ka see mõõkade rüütel, mis võib tähendada, et väga järsku tekib see uus austaja, eks ju, ja kaks kaarti siin keskel ütleb, et keegi saab siin mingite olukordade üle väga õnnelik olla, eks ju, et väga hea energia nende eksjude lugemisega siin lõvile tuli ja kindlasti hoian teile pöialt, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, visake ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga. Võite liituda peregrupiga, link on video all kirjas, kes suudab toetada, aga ei pea ja võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.